Nüüd on möödunud juba mõnda aega sellest, kui Gaza rahunõukogu on olnud uudistes. Selle nõukogu lõi president Donald Trump tagasi jaanuaris. Täna toimub selle koosolek Küprosel, keskendudes Gaza sektori tulevikuplaanidele. Samal ajal teatab Iisraeli ringhääling Kan, et Iisraeli kaitseväe kõrged ametnikud hoiatavad, et Hamas taastab oma sõjalisi võimekusi ja valmistub uueks sõjaks. Toome nüüd vestlusesse meie Lähis-Ida vanemkorrespondendi Ariel Oserani. Ariel, viimastel kuudel on piirkonna tähelepanu olnud peamiselt Iraani ohul ja Iraani käsilasel Hezbollahal Liibanonis, nagu me oleme arutanud. Täna toimub Küprosel Gaza rahunõukogu kohtumine ja samal ajal kohtub Hamasi delegatsioon Kairos. Mis on värskeimad uudised? Ja, Benita, kõigepealt ütlen seda. Küprose meedia andmetel ei ole selge, kas see kohtumine tegelikult toimus. Kuid lõppkokkuvõttes on see osa rahunõukogu suuremast katsest oma strateegiat ümber hinnata seoses toppama jäänud läbirääkimistega, et püüda relvarahu kokkulepet ellu viia. Praegu oleme selle protsessi esimeses faasis, kus vabastati pantvangid ja Iisraeli väed paigutati ümber. Need väed kontrollivad hetkel 65–70% Gaza sektorist. Aga selleks, et liikuda kokkuleppe rakendamise teise ja olulisema osa juurde, ja see on Hamasi relvidustamine ning sisuliselt Gaza sektori ülesehitamine, seisab ees palju väljakutseid, peamiselt Hamasi keeldumine relvi loovutada. Nii et see kohtumine pidi vähemalt plaani järgi toimuma Küprosel. Me näeme, et see Hamasi delegatsioon on Kairos kohtudes Egiptuse ametnike ja teiste vahendajatega, et proovida seda ummikseisu murda. Lõppkokkuvõttes on rahunõukogu visioon väga selge. Gaza sektori ülesehitamist ei toimu enne, kui Hamas on relvitustatud. Hamas ütleb ühelt poolt, et nad ei loobu relvadest, punkt ja kõik. Kuid hoolimata sellest väga selgest seisukohast, kui nad ütlevad, et on valmis selle küsimuse üle läbi rääkima, kui Iisrael täidab mõningaid relvarahu sätteid, sealhulgas lubab sissepääsu. Telkiide ja muude materjalide toomisega, et alustada haiglate olulise infrastruktuuri taastamist. Nüüd kardetakse Iisraelis, et kui see olulise infrastruktuuri taastamine algab, avab see tee Gaza sektori täielikuks ülesehitamiseks, ilma et Hamas oleks relvitustatud. Ja isegi rahunõukogu liige Jared Kushner, üks nõukogu täitevliikmetest, on öelnud, et Gazas ei toimu mingit ülesehitamist enne, kui Hamas on relvitustatud. Seega püüab rahunõukogu nüüd leida viisi, kuidas saavutada läbimurre olukorras, kus Hamas keeldub jätkuvalt oma relvi loovutamast. Samal ajal teatab Iisraeli kanal Kan, Hamas toodab iga kuu 100 lõhkeseadeldisi ja tankitõrjerakette, värbab võitlejaid ning taas alustab ka oma Nuhba üksuse väljaõpet ning üritab smugeldada droone ja varustust Siinai poolsaarelt. Samuti taastab maa-alust infrastruktuuri kogu Gaza sektoris. Räägi meile lühidalt veel. Jah, nii et kui kellelgi oli võtteid või arvamusi, et Hamas ei kasutaks seda aega oma võimete, jõudude ja infrastruktuuri taastamiseks, ilmselgelt elavad need inimesed, kes nii arvavad, mingis alternatiivreaalsuses. Tegelik olukord on see, et Hamas mitte ainult ei tugevda oma haaret Gaza elanike üle, vaid taastab ka oma sõjalisi võimekusi. Ja see teeb Iisraeli julgeolekuametnikud murelikuks. Ilmselgelt on praegu kaks peamist prioriteeti, Iraan ja Liibanon. Aga Liibanoni suund näib liikuvat diplomaatilisele rajale läbi kokkulepete Liibanoni valitsusega Ameerika Ühendriikide egiidi all Iraaniga. On relvarahu, mida Ameerika Ühendriigid tõesti püüavad säilitada ja see avab võimaluse suunata tähelepanu Gazale, teisele areenile, kus töö pole veel lõpetatud. On muresid mitte ainult piirkonnas, vaid ka rahvusvahelises kogukonnas. Et lähitulevikus või keskpikas perspektiivis võib Iisrael otsustada taas alustada sõjalisi operatsioone Hamasi vastu, et takistada nende katseid taastada oma sõjalisi võimekusi.
nii et lõpuks tead see mitme rindega sõda, 7 rinnet, enamik neist on endiselt avatud, sealhulgas Gaza sektori rinne. Ja Iisraeli väed jälgivad olukorda Gazas väga tähelepanelikult. Veel üks rinne. Suur tänu Lähis-Ida vanemkorrespondent Ariel Ossaran. Tänan ülevaate eest.